Võrus vali muidugi Rain Epler, Katriine-Maria Orula ja Aadu Birnbaum. Valides EKRE, palgad hakkavad kasvama ja hinnad ning maksud langema. Kes toob tagasi jõukuse? Muidugi EKRE. Eetris on rahvuskonservatiivne vestlussaade Vana Toomas. Tere laupäeva hommikust, minu nimi Mart Kallas, algab saade Vana Toomas, kus räägime, kust poolt Tallinnast tuuled puhuvad. Täna räägime droonikuplist ega saatse saapast, me räägime kõigepealt, kust poolt Kristiinest tuuled puhuvad ja täna on mul eriti hea meel tervitada EKRE esimeest Martin Helmet. Tere Martin! Tervist! Ja kes kandideerib Kesklinnas ja Urmas Reitelmann. Tere Urmas! Tere hommikust! Kes siis kandideerib Kristiines ja alustamegi saadet võib-olla Kristiinet, seepärast Kristiine ei ole me saates olnud veel arutusel, et mis siis Kristiines toimub? Mis nüüd on? No Kristiines toimub see sama, mis toimub linnas ja kui sa küsid, kus kohast tuuled puhuvad, siis valdavalt puhuvad nad merelt. Kristiine on ühte otsapidi üsna mere lähedal. Aga Kristiine olukord on... No ma isegi kujutan ette, et mõnevõrra parem kui paljudes teistes Tallinna linnaosades, et meil on selline väike eestlastest koosnev, enamasti eestlastest koosnev sootsium, eestiaegsed inimesed, eramajad, rohelus, muidugi jah, eramajade vahele on pikitud suuri kortermaju, mis on tekitanud suuri probleeme, eriti parkimisega. Ütleme niimoodi, et eelmiste valimiste suur teema oli Tondi läbisõit või Tondi raudtee ületus või nüüd siis Tondi raudtee alt läbisõit, see sai nüüd lõpuks valmis. No selles suutsid ka kuidagi Pärtlisse keerata sealt, ütleme linna poolt tuled, siis on üks valgusvoor kaob ära seal posti taha. No mida nad ei ole Pärtlisse keeranud ja selle ristmikuga on siis kurioosne lugu, et seda ehitati ju 2 aastat. Ja minu pea küll ei võta, kui ma vaatan seda ristmikku, siis mida on siin 2 aastat ehitada? Ma just tulin siia hommikul ja vaatasin seda ristmikku, mingi väike raudteesild, natukene on maanteed sügavamaks kaevatud võrdluseks. Balti raudtee, Ritterschaft ehk Eesti Rüütelkond ehitas Peterburi raudtee Eestisse 1 aasta ja 4 kuuga. Terve raudtee sai valmis, kõikide sildade, viaduktide, raudteejaamadega, isegi telegraafiliin oli selles raudtee ehitamise lepingus sees ja seda tehti 1800 lõpus. Kõike veeti hobustega, talvel regedega, suvel veeti vankritega. Tuleme Kristiini juurde tagasi. Ja saadi valmis, eks ole, lühikese ajaga. Aga sama asi tehti ju Kadaka puieste sild, mis on siis, eks ole, Mustamäe ja Nõmme vahel, mis oli täiesti korralik sild Vene ajal tehtud, nii et tuumasõja üle elaks. Ja eks siis sotsidel oli vaja mõnele sõbrale leping teha, sild nii-öelda varistati ja ehitati peaaegu 2 aastat seda silda. Kogu liiklus käis läbi Nõmme keskuse ja kõik oli hullumaja, bussiliinid ei sõitnud üldse, nii kehva kui Nõmme liiklus, bussiliiklus on, needki enam ei sõitnud ja lihtsalt ma mõtlen, et ei ole võimalik, et seal oleks 2 mingisugust Ukraina põhikooliharidusega tüüpi pidanud toimetama, et selle tempoga siis oleks valmis saanud, eks ole, või mingid, ütleme siis pension, hobi sillaehitajad, aga näe, suured masinad olid 2 aastat peal, aga kui küsite, kus pooled tuuled puhuvad Tallinnas, idatuuled puhuvad meil, Vassinovski, Jašin, seltsimehed teevad meile venekeelset meediat siin, seltsimehed teevad meile venekeelset haridust, mida nad nimetavad hariduse eesti keelele üleminekuks, et see on kohutav. No seal Kadaka viadukti juures oli veel see huvitav asi, mitte huvitav, aga tähendab, ütleme, kui ta ükskord lõpuks valmis sai, eks ole, siis tekkis, minu meelest ma esimest korda nägin Tallinnas mingit maalihet, eks ole, seal tuli esimene vihim ja siis põhimõtteliselt kogu see pool mäge veeres alla ja terve see Kadaka ja rist oli liiva täis paksult. Aga mis on Kristiines nüüd viimasel ajal ehitatud, on taas õndsa Edgar Vissarionovitši ajad tagasi ohjeldamatult käib väikeste tänavate asfalteerimine. Seda mulle ka meeldib. Iga kord, kui Tallinnas valimised on, saab mõnda aega sõita mööda siledaid teid. Just, ja mida siis veel võib täheldada, on see, et
Tallinnas selline lokkav terve mõistuse puudumine näitab ennast ka Kristiines eredalt, et selline tööstusrajoon nagu siis kohad, kus on endine Norma tehas, tänane Autoliiv ja endine kommunaar, ehk siis me räägime Laki tänavast ja kes Laki tänavat teab, on Kristiines käinud või kellel on sinna büroodesse või ladudesse asja olnud, siis Laki tänav teeb sellise 90-kraadise pöörde. Muidu on ta täiesti tavaline nõukogude ajal ehitatud lai normaalne tänav. Ja siis, kui see pööre on ära, siis avaneb kahele poole jalgrattateed, uus valgustus, uus haljastus, uued puud, kusjuures vanad puud võeti maha täiesti elujõulised. Maksti selle uute puude eest 3,5 miljonit. Jah, 2,5 tuhat puud. Just. 700 eurot puu. Ja nüüd on... Üle 700 isegi. Ja inimesed, kes ei tea, mis selles kandis on, siis seal on asutused, seal on laod, seal on ettevõtted ja seal elab ülivähe inimesi. Ja siis tegemist on üks 200-meetrise avenüüga keset ei mitte midagi. Ühel pool on jäätmejaam, teisel pool on tööstusettevõtted. Nii et aga meeletu jalgrattastrateegia edeneb. Ja saab jälle raporteerida ennem valimisi, et me oleme nii ja nii mitu kilomeetrit jalgrattateed rajanud, mis siis, et see jalgrattatee algab ei kusagilt, lõpeb ei kusagilt, keegi seal sõita ei saa, aga tehtud on. Keegi on raha ka saanud muide. See on nagu erakordselt hea näide sellest. 200 meetrit sellist toredat avenüüd. Ütleme nii. See on tõesti kasvalt ja see on vist kivi sellest mosaigist pandud kokku. Jalgrattateed küll, jah. Nii et, aga sõidutee on kitsamaks läinud. Selles mõttes, et kuna seal käivad suured kaubaautod, need vanasti öeldi linnade vahelised või mis iganes, rekkad, siis nendel seda 90-kraadist pööret võtta, kui nad kaks autot kokku satuvad, äärmiselt keeruline. Nii et insenerikunst on Tallinnas kõrgel tasemel. No ei midagi uut, nagu kõigist linnaosades meil. Aga nädalaga tagasi meil oli väga huvitav ajalooline hetk iseenesest, et meil käisid Helsingi põlissoomlased käisid külas ja sõlmisime hea koostööleppe nendega volikogu saalis. Ja ma hakkasin pärast mõtlema, et tegelikult see on erakondadest kas teine või kolmas niisugune erakondade vaheline rahvusvaheline lepe, et esimene oli teatavasti Keskerakonna Ühtse Venemaa vahel, siis on kuuldatavasti Siim Kallas teinud mingisuguse kokkuleppe Hiina komparteiga. Reformierakonna nimel. Hiina kommunistide vahel. Just, nende Reformierakond. Need, kes vareseid tapavad. Ja varblasi. Või varblasi. Ja me näeme muidugi selle leppe tulemust siin linnas, et kõik asjad, mis tulevad Hiinast ja tõuksid ja mis iganes. Aga sündmus oli iseenesest väga pidulik ja soomlaste emotsioon oli ka absoluutselt kõiki toetav ja me saime oli meil pidulik õhtusöök ja siis oli väike lepingu allakirjutamine ja sealt põgusalt juba vesteldes me nägime, et meil on tegelikult Helsingist väga palju õppida ja kindlasti me võtame kaasa ja nüüd sa kõlad juba nagu Ossinovski, kes räägib põhjamaisest pealinnast. Nendele küll meeldib Kopenhaagen. Aga Kopenhaagenid, kõik teised peavad Kopenhaageni moodi elama, nemad ise elavad nagu Minskis elatakse. Aga täna ma käisin ühel debatil, eile käisin ühel debatil, kus siis põhimõtteliselt oli ka jutu sest Kopenhaagenist ja Kopenhaagenist tuleb välja, et mitte vastupidiselt Ossinovskile võetakse trammiteid üles üldse, sellepärast nad takistavad liiklust ja on ohtlikud ka samas ja mürarikkad ja kõik nii edasi. Kusjuures need ühistranspordi liiklusvahendid, mis Kopenhaagenis sõidavad, nende eest tuleb piletit maksta. Just. Ja ka ööbusside eest. Kusjuures muide ka Kopenhaageni rattaliiklus on reguleeritud. Seal ei lubata tõuksiga. Seal ei lubata tõuksiga ja seal on optimaalne kiirus, et sa oled ühest rohelisest tsüklist, jõuad ilusti teise rohelisse, on umbes 40 kilomeetrit tunnis, mis sa pead väntama, et see on küllaltki kiire tempo. No mis meil Tallinnas, ma olen 2013 oli esimene aasta, kui ma Tallinnas olin kandidaat kohalikel valimistel ja ütleme, iga korraga nagu saad targemaks ja kogenumaks ja ma olen Tallinna volikogus ju istunud ja mul läheb silme eest mustaks, kui ma kuulen nüüd juba mituteist aastat hiljem
ikka jahutakse mingit jalgrattateed. No jalgrattatee ei ole nagu autotee või 4-realine suur magistraal, noh, see on palju-palju odavam. Ja kui oleks olnud tahtmist ja raha taha kindlasti ei jää, sest raha on uputatud jalgrattateedesse Tallinnas, nii et ei jõua numbreid, kui nutt tuleb peal. Siis oleks meil ammu korralik jalgrattateede võrgustik olemas. Aga meil ei ole mingit jalgrattateede võrgustikku, meil on nii, nagu sa just kirjeldasid, jupikene siin, jupikene seal. Ütleme, kõige parem kirjeldus jalgrattale teedele on see, et nad on rekreatiivsed, sellised mingid kohalikud rekreatiivsed jupikesed, et sa saad oma, tuled õhtul töölt koju, lähed natukene liigutad ennast, sõidad mõne gildise jupi. Linnaosade vahel neid ei ole, linnaosadest kesklinna neid ei ole, mingit transiitteid ei ole ja ei tule. Ja need, mis on, need on segamini autoliiklusega ja jalakäijatega. Ja nüüd ühesõnaga, kui meile räägitakse Kopenhaagenist või välismaast, siis see on, kõik on valesti. Nii valesti, kui olla saab, et Kopenhaagenis või ka Stockholmis või ka seal samas Helsingis, millest me rääkisime just, on niimoodi, et jalakäija on omaette, seal ei sõida tõuks, seal ei sõida jalgrattur, seal ei sõida loomulikult mopeed. Ja jalakäija on jalakäija. Nii-öelda kergliikluses jalgratas on eraldi nii autost kui jalakäijast. On bussirajad, on trammirajad, need on ka eraldi. Ja siis on autod ja kõigil on ette nähtud ruum, peab saama, kõik peavad saama. Mulle räägib debatti räägib Jašin, et tramm on kõige parem, sest trammil on oma liikluskoridor. Jobu, see on ju autode, busside, jalakäijate ja jalgratturite arvelt, et ta on kõige rohkem ummikut tekitav asi üldse. Jah, ja ta võtab üsna palju liiklusruumi ära ja teiseks on ta muidugi kallis ka. Erinevatel hinnangutel on 100 miljonit kilomeeter. Tallinna Transpordiameti juht tunnistas linnamajanduskomisjoni koosolekul. Tramm on vaieldamatult kõige aeglasem ühistranspordivorm üldse. Aga Jašin ja Ossinovski ja Pärtlisse läinud Pärtel Peeter ei räägi enam erakonna nimel, aga Maris Lauri räägib erakonna nimel, iga kord alustab juttu sellest, et mina ei ole Pärtel. No täna ütles, et ma ei ole Paet ka. Et seda, nüüd, et me teada saime. Ma küll küsin, et te olete ikka samas parteis, et partei on ju sama, et kõik koos hääletasite ju käibemaksu, tulumaksu, maamaksu. Kogu see programm ja väljaütlemised, et ütleme debattides, mis ma käinud olen, siis iga kord on mingi erinev. Aga nende jutt on alati sama. Tramm on kõige parem. Sellepärast, et trammi mahub kõige rohkem inimesi ja tramm liigub kõige kiiremini, sest tramm ei istu ummikus. Ja see tegelikult on täpselt vastupidine. Kui te sõidate Tondilt Tõnismäele trammiga, siis vaadake, jalakäijad lähevad ka kiiremini, kui see tramm liigub. Ja nii nagu Mart praegu ütles, kõige kallim transpordiliik üldse. Kõige kallim üldse. No metro on kallim iseenest. No jah, küll metro on kallim ja lennuk on Keskerakond räägib metroost, ta läbi ilusti ära, et seal on 500 miljonit maksab kilomeeter, eks ole, kui metrood hakkad jagama, õiget metrood rajama, eks ole. No metrood on kahte liiki ka, on see kergmetro, mis sa teed, kaevad maasse augu ja siis paned plaadid peale, eks ole, ja siis sõidab seal all. Mida on Tallinnas ka võimalik teha, aga meie plaan on lihtsam, meie plaan on ikkagi teha autoteedel mitmetasandilised ristmikud. Kujutame korraks ette, kui me Tammsaare teest räägime, kust sõidavad üle Sõpruse puiestee, eks ole, sõidab üle Nõmmedee, sõidab üle Mustamäest, eks ole, kõik, mis seal on, eks ole, kui sa need ristmikud 4 tükki, 3 tükki teed eri tasandiliseks, üks sõidab teise alt läbi lihtsalt. Absoluutselt teine liikuvus on kõigel. Absoluutselt. Me nägime palju mõjus ju näiteks Saabresti, eks ole, see pisike, mis Savisaare aeg tehti, vist oli Savisaar veel. Jah, Savisaare ajal, jah. Et see pisikene sillakenegi, mis see tehti, see oli nii punnitati seda, kus see muutis kogu selle piirkonna põhimõtteliselt liiklussujuvust, et ennem oli see suur ringtee ja kõik, eks ole. Kõik surid seal. Et jah, aga ütleme, et just selle kergema tunneli puhul, et see kuskil jääks selle Indiaks sinna vahepeale, ma pakun välja äkki mingi 200 praegu umbes, et sa panen, et aga see selleks, käime korraks reklaamipausil ja siis tuleme tagasi ja jätkame oma juttu siis valimiste teemal. Saade Vana Toomas koos põnevate teemade ja huvitavate inimestega on eetris Põhja-Eesti Tre raadios igal laupäeval kell 10 hommikul. Nii, oleme tagasi reklaamipausit ja endiselt on minuga stuudios Martin Helme ja Urmas Reitelmann ja jätkame oma kahjuks viimast saadet
aga seekord väga huvitavat igal juhul. Meil oli ennem soomlastest jutt pooleli, et ja osalisite ka selles, et kuidas teil mulje jäi? See oli väga sümpaatne ja Soome siis põlissoomlased olid äärmiselt sümpaatsed inimesed, kogenud poliitikud ja ma arvan, et neil on nende kogemustest vägagi palju õppida, sest me siin üritame teha samu lollusi, mida Helsingis on tehtud jäärapäiselt. Helsingit juhivad ju ka sotsiaaldemokraadid ja rohelised, nii et suhteliselt võigas seltskond, aga natukene viisakam muidugi kui Eesti sotsid. Aga hea näide on, mida soomlased tegid. Ma lugesin siin mõni aeg tagasi, võib umbes poole aasta eest, et Helsingis südalinnas, seal Aleksandri tänaval ja kogu see mereäärne südalinna kvartal, mis on kõige respektaablim ja kõige toredam, kuhu ikka inimesed tulevad üle terve Soome ja üle maailma kokku, siis otsustati, et piirame seal autode liiklust. Ja tulemus oli see, et kui selles samas nimetet Kopenhaagenis, Stockholmis ja Oslos kesklinna külastavate inimeste arv tõusis, siis Helsingis langes. Ja mida soomlased tegid? Mida siis tegid Soome Helsingi linnaisad? Nad asfalteerisid mõned tänavalõigud, kust enne sõitsid autod, võeti üks autode rida vähemaks, Munakivi sillutisele lükati asfalt peale, sest jalgrattaga on munakividel väga kehv sõita ja öeldi, nii, õnn saabus õuele. Nüüd palun sõitke jalgrattaga. No ei sõida keegi seal jalgrattaga, sellepärast, et seal on veel ilgem ilm kui meil. Seal on veel ilgem esiteks ja mis sa sinna kesklinna jalgrattaga otsid? Sinna tullakse parimal juhul taksoga. Kuigi kusjuures Helsingis sa võid ju Alma raudteega sõita kesklinna, et see eelis on nendel ka. Aga mida tegid siis Helsingi linnaisad? Nad ei küsinud inimeste käest, ettevõtjate käest, mis juhtuma hakkab. Ja ettevõtjad, see juhtus kõik, eks ole, kui Covidist oli üle saadud, juba hakkasid käibed tõusma, inimesed hakkasid väljas käima, restoranides õhtul aega veetmas ja siis äkki kolaki kukkusid käibed, sest inimesed enam ei tulnud, sest nad ei saa kesklinna. Kui sa autoga kesklinna ei saa, siis inimesed eelistasid kodus istuda või lähevad äärelinna restorani või natuke kaugemasse restorani. Oled Espooseks. Ja aga auandes erinevalt siis Tallinna põikpäisetest inimestest, siis soomlased said aru, et nad on endale jalga lasknud. Ja selle jalgratta tee ülesvõtmine ka läks omajagu ikka 100 000 maksma, sellepärast et see asfalt tuli siis nüüd ära koukida selle Munakivi sillutuse pealt ja selle asfaldi eemaldamisega osad sillutist sai rikutud, siis tulid need sillutise kivid asendada, ühesõnaga sellest oli paksu pahandust, see oli kallis, see oli nõme, see oli mõttetu ja neid asju on Soomes jube palju, mida me saaksime täna ju vaadata, et seal on viga tehtud, nemad tulistasid jalga, ärme meie tee, eks. Ja meil on debattides päris palju olnud juttu sellest peatänava projektist. See on muidugi selline Fata Morgana või ta on mingisugune selline mõiste, et seal taga alati ei ole kõige mõistlik, kõige konkreetsemaid plaane, aga see peatänava idee iseenesest on siis kas Estonia puiestee või Pärnu maantee ots siis Vanalinna ja Tammsaare vahel või Narva maantee ots või Jõe tänavast edasi kuni, eks ole, siis Viru ringini või kosmoseni välja. Oleneb kui suure on terve kesklinn ühesõnaga liiklusele kinni. Või nüüd nagu ütles ühel debatil Ossinovski, et võib-olla me ühe autoraja jätame, kas te olete nagu hulluks läinud, et sa terve kesklinna kogu liikluse keerad kinni, tähendab Tallinna kesklinnast läbi sõita enam põhimõtteliselt ei saa, sest et nad plaanivad ka ju kinni panna Liivalaia tänavat. Liivalaia tänavale plaanitakse trammiteed. Praegu liigub mõlemas suunas 3 või 4 rida, oleneb kui laia koha peal oled, ja siis alles jääb üks rida. Alles jääb üks rida. Ja siis tähendab, ma mõtlen, et see ei ole ju, vahel mul hakkab kahju endast, et ma pean täiskasvanud inimestega sellisel tasemel debatti pidama. See ei ole realistlik kõik ja meil ju näide on ees. Pärnu maantee alguses tehti pealinna või peatänava projekti, parkimine lõpetati ära, read pandi kinni, tagasipöörded, kõik asjad lõpetati ära, sealt plastmass torbikud asfalteeriti keset teed
ja kõik ärid panid uksed seal lasti kinni. veel aktivistid ka peale seal vaibavahetajatele, kaubatoojatele, kõik, eks ole, kes parkisid seal kuskil seal pulkade vahel, eks ole, kõik need peksid seal peegleid kõik ja kõik nii edasi. Aga see Liivalaia tramm ju tahetakse viia Kristiine risti ja sealt hakkab siis põhimõtteliselt peaks see tramm tagasi pöörde tegema ja seal peaks kuskil tekkima veel põhimõtteliselt busside mingi ümberistumise baas või mingi parkla või kuskil mingi, nad on täiesti segaseks läinud, no see Peatänava, nad on seda Peatänavat ju jauranud ju tükk aega, eks ole, ja ma olen näinud seda multifilmi ka, niisugune tehtud multifilm, nagu oleks linnu seljas lendaks seal tänaval, laste naeri, kilked ja linnud siutsuvad ja kõik nii edasi. Ma olen mitu, no niisugune unnu, noh. Ja jalgratturis sa sõidad ja üksik pisike Hiina elektriauto ka purab seal võib-olla vahel, eks ole, hääletult. Ja ma volikogus mitu korda küsin, et miks te toote meile sellise suvelise pildi, eks ole, tooge meile sügis, tooge meile kaamosaeg, tooge talv, kui on läga ja soolaga olete kogu selle. Veebruari lõpp, märtsi algus, eks ole. Tooge meile kõikidest nagu põhimõtteliselt aastaaegadest see pilt, eks ole, see multifilm. Ja siis ma võib-olla kirjutan alla, kui te suudate mul ära veenda. Ja me kõik oleme käinud ju, noh, ma ei tea, kui kõik on käinud, aga väga paljud inimesed on ju käinud, et tänapäeval ikka reidi seda veel saab, kui noh, majandus on hulluks läinud ja inimestel raha enam ei ole nii palju kui vanasti, aga noh, me oleme näinud Barcelonat, me oleme näinud Itaalia linnakesi, me oleme näinud mingisuguseid noh, neid Lõuna-Euroopa jalakäijate tsoone. Ma mäletan, ma käisin, see oli vist Rimini linnas, kus oli niimoodi, et õhtusel ajal peale kella 8-9 pandi see Peatänavale, pandigi liiklusmärk ette ja autosõit sealt enam ei olnud lubatud ja kõik kohalikud inimesed tulidki kohaliku restorani. Ja see on kultuur seal, eks ole, et sa tuledki õhtul välja sööma, kella 7 avavad alles restoranid ennast, kella 11 enam-vähem lähevad kinni ja sel ajal seal enam autoga lapsed kilkasid täpselt nagu selles multifilmis, aga see on Rimini, see on aasta läbi, on seal plusskraadid alla, 10 plusskraadi ei lähe isegi talvel naljalt, eks ole, lund ei saja mitte kunagi ja noh, üldiselt ikkagi, ma ei tea, aprillist kuni oktoobri lõpuni on niimoodi, et noh, enam-vähem särgiväel võid käia, et see, no meil ei ole ju nii, noh. No ma olin ühes debatis siis üks, noh, ütleme, jutumärkides tõusev täht, kus ta oli parempoolsetest äkki või. Ja tema unistus on siis põhimõtteliselt Tallinnas, et kõik majad saaksid need rippuvad rõdud. Nagu Indoneesias on, seal kus vihmametsad on, eks ole. Et ta kujutas ette, et kõik meil tuleb ka niisugune massiline taimestik nagu džunglist, eks ole, paned mingi selle, mis nad on, et liaanipuu paned sinna ja siis äkki see oli Kristiine linnaosa tänane vanem veel, et see, kes linnaosa džunglist juhub? Ei, see, jah, aga tähendab, temaga oli ühes teises debatis, see oli ka koomiline, aga tema on Põhja-Tallinnas. Aga ärme siin, noh, selles mõttes see ei olegi nii hull, noh, ütleme selles mõttes, nad ongi hakanud ju seda realiseerima oma putukaväiladega. Et noh, me ei niida enam, me ei võta võsa enam, me ei korja sealt võsa vahelt ja riinuni muru vahelt kokku joodikutest parme, me, noh, rästikud keset linna, noh, see noh, hea küll, meil ei kasva liaanid, aga noh, Rakvere raibe ikka kasvab keset linna ja täitsa kohe hooga kasvab, eks ju. No aga see hakkas juba mitu aastat tagasi iseenesest, ma mäletan, kui Lauri Laats oli Mustamäe linnaosa vanem, siis ta sai see Kaja Keskus uusmaja valmis ja siis ta pani sinna katusele mesipuud ja siis põhimõtteliselt, kui valimisteks täpselt mesilased oli paraja kogu see mett korjanud, siis ta jaotas oma valijatele seda laialt. Ja minu maja naaber trepikoja ees oli rästik just siin eelmisel aastal ja siis ühe auto kapoti sisse ronis rästik, keegi lapsega jalutanud ema nägi, kuidas rästik mööda rehvi roomas üles ja kadus mootorisse. Ma elan 3 kilomeetrit Vabaduse väljakust, eks. Ja siis see päädis sellega, et noh, kutsuti Päästeamet, eks ole, nemad seda rästikut sealt kätte ei saanud, siis lohistati see autot Ühermaale, kus ta jäeti lootuses, et rästik sealt välja roomab mingil ajal. Sest ega see rästik pääseb sealt salongi ilusti. Nii palju neid väikseid ilusid on, kust moodi saab, et see ei ole normaalne. No. Tallinna kesklinn, see on kesklinn, see ei ole isegi veel Haabersti. Aga inimestele, kes seda korraldavad, tundub see kõik hea, sellepärast, et nende meelest ongi tore, et meil on noh, võimalikult looduslähedane keskkond
ja noh, rästik on ka inimene. Osa loodusest. Ikka ka inimene, eks ole. Ikkagi inimene, muidu. Aga siis sina arvad, et sinul on siin õigus elada. Et noh, see, noh, ütleme niimoodi, et vaata, kui meil on üles kasvanud juba nüüd 3. põlvkond napakaid inimesi, kes noh, kellel noh, puudub kontakt või noh, kel puudub nagu vajadus reaalsusega toime tulla. Sest nad on sotsialistid ja keegi kuskil maksab kõik kinni ja nemad elavad oma, noh, teevad MTÜ. MTÜ saab raha sotsi käest ja palk kogu aeg jookseb ja mitte väike palk, noh ikka palju rohkem kui keskmine palk, eks ole, võtame välja kõik need mondod ja muud asjad, kus noh, ainus tegevus on inimeste abistamine ja siis vaatad, et kuidas inimeste abistamine läheb, et tuleb välja, et 80% saadud abirahast kulub enda palgale. Et noh, ja sul ei ole vaja kunagi tegeleda päris elu, päris probleemidega. Ja siis sa nagu kogu aeg arutadki, et kuidas rästikul peab ka olema linnas hea olla. Et need kohutav ja noh, aga inimesed maksavad selle kinni kõigepealt oma rahaga, siis oma mugavuse ja ajaga ja lõpuks oma tervisega. Just, need puugid on üliohtlikud ja borrelioos on kohutavalt vastik haigus. Ja ma ravisin aasta tagasi borrelioosi, see oli kole vastik asi. Nii on. Aga tulles tagasi selle Liivalaia trammi juurde, siis minul tekkis seda ideed esimest korda volikogus kuuldes, mul tekkis mõte, arvestades seda, mis trammikilomeeter maksab. Et Kristiine keskuse juurde peaksid igal hommikul tekkima mingi 10, 15, 20 000 inimest, kellel oleks vältimatult vajadus sõita Stockmanni juurde. Kust kohast need inimesed sinna Kristiine keskusesse tekivad? Tulevad bussiga. Ja noh, need on need inimesed, nendel on ju ka absurdiplaanid on neil, aga nemad teevad sinna ümberistumishuubi. Ja see huub on siis see, kuhu kõik need inimesed, kes lääne poolt Tallinnat kogunevad, eks, kes tulevad sealt Murastest või Keilast või ma ei tea, aga näiteks Nõmmelt, eks ole, ja noh, siis sa juba oled poolele teile kohale jõudnud, aga kuna ilm on mõnusasti külm ja sul ei ole oma ajaga midagi tarka teha, siis sa astud oma autost või bussist välja ja istud trammi peale. Noh, see ongi nende arvutus põhineb sellel ettekujutusel ja kuna inimesed päriselt nii ei ole nõus, siis tuleb inimesi nügida sinna. Ja kuidas sa nügid? No aga selge, paned lillepoti keset rada ja paned plasmaspostid keset rada ja lased tõuksimehed jalakäijate peale ja noh, nügid noh. Jah, et mingi jalutab ära, mingi ühistransporti, eks ole. Aga sest peatänavast veel nii palju, et meil pandi ju suve hakul pandi iseenesest volikogu kõrvale pandi Aia tänav pandi täpselt seal on nagu see peatänav põhimõtteliselt. Ja, väike katse lapikene. Ma käisin neljapäeval, käisin korra volikogu, siis oli ära koristatud. Aga ega idiootsus sellega veel ei lõppenud. Nad olid pannud uuesti, nad olid lillepotid ja kõik need pingid olid ära koristatud, aga nad olid pannud märgi sinna, et parkimine keelatud. Lihtsalt. Tühi tänav, eks ole. Ilus asfalteeritud lai tänav, mis on lillepotid ära, see ei täpselt samasugune. Mõeldud ju Aia tänav on üks neid tänavaid, millega sa nii-öelda ümber vanalinna saad sõita või vanalinna ümbruses saad liigelda. Ta ei ole veel päris vanalinnas sees ja ta on juba Vene ajast asfalteeritud, tegelikult juba Eesti ajast, eks ole. Ja lihtsalt lõpetame seal liikluse ära. Kusjuures ega siis ka merepuieste ots, mis ju võiks olla, suur liikluskanal, eks ole, kogu see merepuist, see on ju ka tuksi keeratud, et seal ka ei saa liigelda. Ja siis meile räägitakse mingisugused täiesti eluvõõrast iba sellest, kuidas küll inimesed lähevad siis, et inimesed ise eelistavad ühistransport, no ei eelista, inimesed ei eelista. Ei seal Aia tänav me tegelikult nägime, eks ole, kes sinna kogunesid, see ei olnud mingisugune niisugune turistide, seal pidi alguses olema projektis mingi telekas ka, kus sa saad otse linnapeaga rääkida, eks ole, mingi virtuaalselt. Ja ega põhimõtteliselt siis, kui see peatänav valmis tehakse, siis tegelikult see peatänav on täpselt samasugune kalkarite ja kõikide koht ja noored hängivad ja Ukraina noored hängivad, ma näen Mustamäel need pidevalt, nad on kampas koos, need on 20-kesi, siis on mingi üksik venekeelsed ja röögivad ja karjuvad ja siis nad ületavad veel öösel ka niimoodi, et jah, muresid on palju, aga nüüd kolmandas osas käime reklaamil ära, räägime natukene võib-olla rõõmsamatest asjadest. Saade Vana Toomas koos põnevate teemade ja huvitavate inimestega on eetris Põhja-Eesti Treeraadios igal laupäeval kell 10 hommikul. Nii oleme reklaamipausid tagasi ja endiselt on minuga stuudios
Martin Helme ja Urmas Reitelmann ja mina olen Mart Kallas. Ja räägime nüüd, Martin, sa oled käinud paljudel debattidel ja mina olen ka seekord sattunud hästi palju huvitav debattid. Ma räägin oma kõige drastilisema debatti käigu ära, et mind kutsuti Telliskivi suhe restorani debatile. Oh yes. Ja no Telliskivi rahvas kõik ja ma tundsin kohe alguses, et elektrit on õhus selle kõik ja seal olid põhimõtteliselt, ütleme teisejärgused kõikide erakondade inimesed kokku kutsutud seal. Tuntumatest olid võib-olla Anna Lahe ja siis öölinnapea meil Natalja Mets ja ka rohkem vist. See oli ka, superkokk oli ka Keskerakonnast. See Natalja Mets on muidugi pöörane. Ja, nii. Ja siis debati, tähendab, formaat oli selline, et kõigepealt 7 võetakse suvalises järjekorras, võetakse loosiga seal, et võetakse inimesed ette siis lavale, eks ole, kiired nagu lihtikõne 3 minutit, et oma tutvustav. No ma sain õnneks üsna lõpupoole, kuulasin need suured kõned ära, selle kõik, mis nad rääkisid ja ma mõtlesin, et testin siis kõigepealt ja küsisin rahva käest kõigepealt ma tahaks teada, et kellega ma liftis olen, et palun tõstke käed, kes mitte kunagi, mitte iialgi ei hääletaks EKRE poolt. Kõik tõstsid käed. Meri. Meri. Ja Eesti 200 ja sotsid olid kutsunud oma mingisugused laköörid sinna, kes seal iga sõna peale õigskasid ja vilistasid ja plaksutasid ja need õnnelikud. Ja siis tuli hääletus, mis nad seal mingi QR-koodiga hääletasid ja siis põhimõtteliselt 3 valiti siis paneeli välja, eks ole, ja siis mul juhtus niimoodi, et taheti vist saada intriigi, et mina pääsin 3. siis põhimõtteliselt lavale ja koos siis Natalja Metsa ja Anna Lahega. Oipa. Ja pärast piima anti või? Ei, ma sain üsna niimoodi, ise arvan, et ma olin noos, ma sain ilusti hakkama ja siis lõpp oli muidugi huvitav, et seal oli vaja nagu oma küsiti, et mis te võtate siit debatilt kaasa, et näiteks kas te saite midagi uut teada või midagi positiivset teada oma kaasdebateerijate käest ja siis naised rääkisid enne nagu ja siis mina olin viimane ja ma ütlesin, et ma üritasin viisakas olla, et ütlesin, et mul on hea meel, et kaunid daamid siin jäid oma seisukohtade juurde ja suudavad neid kuidagi kaitsta ja kõik nii edasi. Ja Anna Lahe kukkus lõugama, et kuradi seksistlik väljend see on, mis naised ja daamid tead, eks ole. Ja ilusad ka veel. Ma ütlesin, ei ole siis või? Ja siis ma muutsin põhimõtteliselt, ma ütlesin, et olendid neile, et ma ei tea, mis soost te olete. Et olge siis olendid, 20 sugu on, ma ei hakka püksi ronima kõik sellega. No vaata, ja siis me räägime debatis, sotsid üritavad tõmmata üles teemat vaimse tervise probleemid. Ja ma ikka paaril korral olen neile öelnud, et aga ongi ju vaimse tervise probleemid, et lisaks sellele, et me elame ajastul, kui kõigil inimestel on kogu aeg nina ekraanis ja sealt ekraanist tuleb ju kohutavat solki, kohutavalt palju, ma olen lugenud uuringuid, mis näitavad, tõestavad ära, et hiinlased saadavad valgetele inimestele TikToki algoritme, mis soodustab enesetappu ja depressiooni. Et demoraliseerida nii-öelda konkureerivat tsivilisatsiooni, et süstemaatiliselt, algoritm on kätte saadud Ameerika mingid luurajad. Et see solk, mis seal tuleb nii lastele, noortele on koht ja siis sellele lisandub siis igasugune identiteedi ja kultuuri katkestus, et naine ei tohi olla, daam ei tohi olla, kaunis ei tohi niikuinii olla, eks ole, mehed on toksiliselt maskuliinsed, ehk siis kui sa teed komplimendi, nagu sa tegid, siis sa saad kohe peksa, poisid ei tohi tüdrukuid vaadata, see on ahistamine, kui vaatad, siis kaevatakse kohe kriminaalasi hakkab sulle, et siis tulevad narkootikumid sinna otsa, loomulikult meil on absoluutne vaimse tervise katastroofi epideemia, suitsidaalsuse epideemia, Eesti on 2 korda kõrgem noorte enesetappude hulk kui Euroopas. Kes tegi? Te kuramuse liberaalid, kuramuse vasakäärmuslased olete selle ise teinud, rahvuse identiteedi ära hävitanud, soolise identiteedi ära hävitanud, kultuurilise sügava mälu ära hävitanud, see, mis seal Eesti Rahva Muuseumis toimunus, eks ole, rahvusliku mälu ära hävitanud, loomulikult inimesed, kel pole juuri, kel pole enam mina tunnetust, kel pole nagu mingit raamistikku, mis on õige või mis on vale, mis on ootus sellele, kuidas ma käituma pean. Inimesed on kogu aeg mingisuguses afektiseisundis või hirmus. Lähevadki hulluks. Aga ma tuleks debattide juurde tagasi. Ma räägin veel lõpu ära, aga lõpus oli minu järjekord. Poisid tulid ja ütlesid, et kunagi poleks uskunud, et ma hakkan mõtlema ka nagu teie ja kõik. Ma hakkan uurima, et võib-olla tulen astun need liikmekski. Ja, seda me teeme seal. Mõju oli hea. Aga ma räägin ka mõne sõna debatist. Mis mind on läbivalt nendel debattidel kõige rohkem nagu häirinud on, et ma lähen ja vaidlen
sotsidega, Eesti 200-ga, Reformiga, Isamaaga Tallinnas ja kõik nad räägivad, kuidas tuleb teha ja kus nüüd hakkame tegema ja kui väga on vaja neid asju. Ja iga kord karjun, et kuulge tüübid, te olete võimul, te olete 1,5 aastat Tallinnas võimul olnud. Keskerakond oli 20 aastat Tallinnas võimul ja küll viimased 1,5 aastat ei ole olnud. Et te kõik olete saanud teha, mida te olete tahtnud teha, te oleks vähemalt saanud suuna panna paika. Mida te seletate siin, kuidas nüüd hakkame? Tõmblemine on käinud. Täielik, inimestele näkku, irvitamine, näkku valetamine. Ja mina ei ole küll debattidele sattunud, ma ei tea, kas nad kardavad mind, aga ei ole kutsutud, aga selle eest olen ma jälle tänaval inimestega rääkinud ja noh, telgikampaanias loomulikult. Aga käisin siin mõned päevad tagasi, nädala keskel käisin ebameeldival poe ringil. Oli lihtsalt sunnitud käima mööda poode, sõitsin autoga ühest poest teise. 3 inimest tulid mulle juurde, üks ootas lausa parkimisplatsil, nägi, kui ma tagurdasin sinna parklasse, ootas, kuni ma sealt autost välja tulen, tuli rääkima, et ta on EKRE valija, ta teab, kellega ta võib arvestada, kellele ta annab oma hääle, lähevad pühapäeval valima koos naisega paberil ilusasti valimisjaoskonnas. Ja veel 2 inimest. Ma ei saa aru, et noh, see võib olla juhus, aga millegipärast mulle tundub, et see ei ole juhus ja EKRE toetajad ei ole mitte kuhugi kadunud, ega nad normaalselt mõistusega mõtlevad inimesed ei kao ju, ei sure ju välja nagu nipsust, kui nüüd lugeda mingisugused teatud populaarsusreitinguid, eks ole. Eriti arvestades sellega, et meil ei ole me ei ole teinud midagi, mis meie lojaalset valijat välja peaks vihastama. Meil ei ole olnud, kui me eelmise aasta suvel toimunud erakonna kodusõja jätame vahele, millest me oleme täielikult taastunud ja läheme edasi paremas vormis, kui ennem olime. Et me ei ole oma valijaid kuidagi alt vedanud, ei sõnumitega ega tegudega ja vastupidi, me oleme meelde tuletanud selle kampaaniaga, kus mida me oleme teinud, et see, et me makse alandasime, kui me valitsuses olime, oli reaalne tegevus, mis annab inimestele kindluse, et kui me uuesti saame, siis me päriselt alandame, mitte nii nagu Ref, kes ütles, et lugege huultelt maksud ei tõuse ja siis kui võimul sai, siis hakkasid makse tõstma, eks ole, et meie tegelikult lubasime makse alandada ja alandasimegi. Kui me nüüd ütleme, et maamaks alaneb, siis selle peale võib kindel olla, et meile antud hääle puhul ja kui me saame koalitsiooni võimule, siis maamaks alaneb. Kui me ütleme, et tuulikuid ei tule, siis tuulikuid ei tule. Kui me ütleme, et LGBT, homo ja 20 sugu koolist välja, siis need lähevad koolist välja. Et selles mõttes me ei ole oma valijaid alt vedanud ega petnud ega kahekeelselt juttu rääkinud, erinevalt näiteks sotsidest, kes räägid venekeelses meedias, et oi, see eestikeelsele haridusele üleminek oli suur viga. Ossinovski sõnaline tsitaat, mida ta igas debatis tagasi lükkab, pole öelnud, aga näe, on öelnud. No veel videot talle näidata. Suur viga. Ja eestikeelses, et sellega tuleb edasi minna, see on vajalik, valetab, ma ei tea, kumbale ta valetab, võib-olla mõlemale, nii eestlastele kui venelastele, aga valetab, meie ei valeta ühele, kumbale, me oleme algusest saadik kritiseerinud, me oleme alati öelnud, et peab eestikeelne haridus olema, aga see lahendus, mis tehti, on meil algusest saadik olnud, me oleme öelnud, et see on halb lahendus ja teeb Eesti lastele halba ja nendel debattidel, ja tead, mis on juhtunud või? Ajakirjanikud, kes varasemalt ütlesid, nüüd noogutavad kaasa. Nüüd ütlevad jah, aga probleeme on tõsiseid. No ja üks meenutus veel ühest debatist, et Tallinna Mustamäe koolis käisime siin debatil ja ma tegin ilusi viisaka nagu sissejuhatuse ja siis Ossinovski sai nagu teiseks sõnaks ja siis ta hõikas kooliõpilaste ette seal, et vaadake, EKRE tahab LGBT koolist ära keelata. Meie teeme risti vastupidi. Ehk siis nad tahavad totaalselt teha. Aga ma võib-olla räägiks natuke, võtsin enne saadet, võtsin välja ka Tallinna reitingud nüüd viimased, täpselt Norstati omad, et see on tegelikult huvitav seis. Et mis paistab välja, et Keskerakond võtab siis üle Tallinna 35%, teine on Isamaa 16,5% ja siis nüüd tahaks öelda sotside Eesti 200 ja Refide loosungit, et minge kindlasti valima, natukene on jäänud veel. Ehk siis Refil on 11,1 ja meil on 10,1, eks 1% on puudu. See karva tuti otsakene on meil puudu, et minge kindlasti valima, võtke kaasa need, kes pole tahtnudki minna valima. Ikka minge ja valige EKRE poolt kindlasti. Ja sotsidel on üle Tallinna 5,6. Ei, mitte sotsidel, või parempoolsetel? Ei, parempoolsetel on 6,1. Parempoolsed on isegi läinud sotsidest mööda.
sest sotsid on oma sellise hambutu kampaaniaga kindlasti siin endale halba teinud ja ma arvan, et Isamaa... Sa räägid Tallinnast üldiselt, jah. Kogu Tallinn. Koon Tallinn, jah. Parempoolsed on 6,1 ja sotsid on 5,6. Ja Eesti 200 on 2,9, et see on kõik vesi, koš. Nende, ütleme niimoodi, et kui maailmas mingigi õiglus on, siis nad tulebki ära kustutada, et sest nemad on kõiki alt vedanud, nii oma valijaid kui kõiki laiemat avalikust, et mulle tuli, hakkas Jašin ühes debatis ka jälle rääkima sellest, kuidas nemad on, kuidas nad terve mõistuse hääl. Ja siis ma küsisin talt, et kas see terraspoiss, kes teil oli, kellel sead 3 korda aastas poegivad ja kes on näinud, kuidas lehm poegib, et kas see on terve mõistuse hääl, kas teie erakonna esinaine Kristina Kallas, kes ütles, et eestlastele jätame pastad ja kanded, kas see on terve mõistuse hääl, kas see teie siseminister Igor Taro, kas see on terve mõistuse hääl, noh, ma Tsahklani ei jõudnud, saatejuhid katkestasid mind, et see ei ole ju terve mõistuse hääl, mida nad on teinud. Sina võin veel lisada, et neil on ju uue põlvkonna mingi linn, eks ole, et kui ma vaatan Mustamäel Irja Lutsari plakatit, siis ei tunne alguses esmapilgul äragi, et nii nooreks on tehtud ja nii nahad trimmi tõmmatud, et kus see nagu uus põlvkond on? Photoshop on kõva. Mina vaatasin algul, et noor Justin Bieberi pilt on pandud. No Biebrit on seal küll. No mitte praegune Justin Bieber, aga siis kui ta tuli. Bieberit, kui me tõlgime Biebrit. Seda Photoshopi, see oli ikkagi kunstialane suur saavutus siin, et... Nii, aga räägime, mis peale valimisi oodata on? No kuidas üks tore laul oli, there's a kind of hush all over the world, kõik ootavad, et mis see valimistulemus tuleb, et selge on see, et Keskerakond Tallinnas võidab, eks ole, minu meelest on üsna selge see, et nad ei saa ainuvõimu ja minu meelest on see väga hea. Ma ükskord ütlesin ka Mihhail Kõlvartile ühel debatil, et see on väga hea, et Keskerakond on vahepeal saanud nii-öelda puhata, see on neile erakonnana väga hästi mõjunud, see on neid kõvasti nagu nad on saanud oma ballastist kõvasti lahti, neil on need toiduahelad ja asjad, see oli neile väga valus, aga see on mõjunud neile hästi. Ja nad hakkavad koalitsioonipartnerit otsima, kui eriti sotsidele meeldib ja ka reffidele meeldib rääkida, et Keskil ja EKRE-l on ammu juba kõik kokku lepitud, see ei vasta tõele. Meie oleme öelnud, et meie eesmärk on olla positsioonis, kus me saame oma valijale antud lubadusi võimalikult efektiivselt ellu viia. Kesk on täpselt samamoodi jätnud kõik otsad lahti, sellepärast et mäletame, nad suvel leppisid ju kokku juba Reformierakonnaga, et nad teevad lihtsalt Peeter keeras selle Pärtlisse. Ütleme, kui sa saadad ikkagi absoluutsed poliitilised šarlatanid, aferistid ja diletandid asja ajama, siis saabki ainult vastu taevast lennata, eks ole. Me kõik teame, et Keskerakond ja sotsid on Tallinnas 2 korral koalitsiooni teinud. Ei jää seekord ka tegemata, kui neil see, endal see soov on või nad niimoodi otsustavad. Jah, Ossinovski võib-olla ei ole siis pildis, aga parteid teevad, kui tahavad. Ja me kõik saame aru, et Isamaa on erakond, kes alati tahab võimul olla, ükskõik kellega. Nii et selles mõttes me ei tea, keda soovib kutsuda koalitsiooni läbirääkimistele Keskerakond. Nad ei ole seda kellegile öelnud. Ma küsisin teda Kõlvartilt mõni päev tagasi ja ta ütles, me ei ole veel otsustanud. Nii et, aga nüüd oma toetajatele, oma valijatele ütelda, et mida parem meie tulemus on, seda parem meie positsioon jõuõlg on ja loomulikult, kui koalitsiooni läbirääkimistele kutsutakse Keskerakonna poolt, siis loomulikult koalitsiooni läbirääkimisi me alustame, et siin ma ei näe küll põhjust hakata siin udutama, et oi, meie Keskerakonnaga ei taha teha, et kui saame kokkuleppele, siis muidugi teeme. Jaa, aga mis sa arvad riigis tervikuna, mis Tartus saama hakkab ja enne tähtaegsed valimised, kas need terendavad, kui tuleb nagu Reformierakonnale Eesti 200-le nii valus kaotus? Eesti 200 ikkagi pühitakse kaardilt, et meie arvutuste järgi saavad nad üle terve riigi 1640 või 1630 volikogu kohta lähevad valimistele ja nemad saavad 2. Ehk siis Tartus või? Saavad mõlemad. Jah, üks või mõlemad. Et selles mõttes seal on lõpp ja kui nüüd Reformierakonnalt võtta ära nende toiduahel, siin rääkisin ühe teise vanema poliitilise olijaga, nad ütlesid, et ei tea, et kui nüüd Reformierakond igal pool lükatakse opositsiooni üle terve riigi, et äkki nad võtavad ennast kokku ja tulevad siis nii-öelda puhtalt
lehelt Riigikogu valmistunud kullakesed. Reformierakond on võimupartei. Kui neilt võim ära võtta, võimu vertikaal kohalik, see nii-öelda tugisammas ära võtta, siis nad lihtsalt surevad nälga. Nad lähevad hulluks ja surevad nälga. Nad tulevad omadele kallale. Nagu ikka, et hakkab... Jalad alt ära, siis on nagu see, mis on valged vaglad ja oma vahel. Et selles mõttes, kui me võtame neilt Viimsid ja Tõrvad ja Tartud ja Pärnud ja Keilad ja mis meil kõik siin on, eks ole, käest ära, siis nad tulevad Michalile kallale ja kukutavad Michali valitsuse. Ma olen sellest praktiliselt kindel. Rae vald veel jääb lõpuks. No siis lõpuks jääb ainult Võrklaev ja Rae vald. Ehkki ma kuulsin, Rae vallas on ju veendunud paduhullud reformierakondlased, kes ütlesid hulluks läinud, automaksu enam ei jõua maksta ja nad tõstsid maamaksu maksimumini. Et enam ei jõua. Palju õnne. Nii, aga selle emotsiooniga on Vanatooma saade lõppenud ja meie hooaeg on lõppenud. Järgmine nädal me enam eetrisse ei tule. Vaatame, kui olukord läheb põnevaks. Paneme uuesti käima. Aga loodetavasti kuulete juba suures televisioonis ja suures raadios meid järgmisel nädalal juba. Aitäh teile ja ilusat päeva! Te kuulasite rahvuskonservatiivset vestlussaadet Vana Toomas. Järelkuulamine treraadio.ee ja uueduudised.ee.